Tere kõigile! Täna räägime minu maiplaanidest. Aga enne seda, kui lähme maiplaanide juurde, räägime ühest asjast, mille ma unustasin ära mainida aprilli kokkuvõttes. Nimelt üks väljakutse, milles ma osalesin, ei õnnestunud mul. See on 12 ukse väljakutse, lugemise väljakutse grupis. Seal tuli seekord luuletada, kasutades läbiloetud luulekogu või jutukogu juttude ja luuletuste pealkirju. Minul see ei õnnestunud, mul totaalne juhe, ma ei saanud hakkama ja mina andsin alla. Mitte küll lõplikult, ma loodan selle aasta jooksul äkki mingi hetk see midagi mul välgatab ja ma midagi ikkagi teen, aga konkreetselt aprillis ma seda väljakutset ära ei teinud. Aga nüüd siis otsapidi maisse. Osaliselt juba aprilli kokkuvõtte videos nägite minu maiplaane ka, sest et mainisin mingeid raamatud, mis jäid pooleli. Käin neist kiiresti veel üle ühe korra. Nii. Eye of the World endiselt pooleli, loodan selle kuul äkki jõuda, aga seda ma ütlen iga kuu, nii et te võite üsna... Ma arvan, et te ei ole üllatunud, kui ma see kuu ei jõua Eye of the Worldini. Edasi, Dianaga pooleli olev kooslugemine. The Lies of Locke Lamora, Scott Lynch. Loeme kindlasti edasi ja kui jõuame 3. osani, siis teeme Dianaga jälle muljetamist selle raamatu kohta. Edasi jäi pooleli Julia Kuznetsova Veekodu. Alustasin üsna kuu lõpus, nagu ütlesin ka eelmises videos. Siis Atsushi Nakajima, The Moon Over the Mountain. Samuti pooleli, mainitud eelmises videos. Ja nüüd viimane asi, mis jäi ka tegelikult pooleli, aga eelmine video ma unustasin täitsa seda mainimata, on Kristi Piiperi Tinderi kooma. Tundus lihtsalt selline mõnus ja närvide puhkamiseks hea raamat. Aga eks näeb, kuidas see läheb. Pole päris minu žanr tegelikult. Ja nüüd siis läheme konkreetselt selle kuu teemade juurde. Ma osalen tavaliselt siis Jaapani kirjanduse väljakutses, ulmekirjanduse väljakutses ja 12 ukse väljakutses. Viimane oli siis see, millega ma aprillis hakkama ei saanud. Aga räägime siis täpsemalt. Ulmekirjanduse väljakutses selle kuul on teemaks kas maagiline realism, Lovecraft või Mairi Laurik. Kavatsen, esialgu võtsin plaani, kuna mul kodus on olemas üllataval kombel Leslie Waltoni Ava Lavenderi iseäralikud ja kaunid kannatused, peaks minema maagilise realismi alla. Aga lisaks ma tahaksin tegelikult lugeda ka Mairi Laurikul nüüd kohe ilmuvat raamatut on Aeg, kaanepilt kusagil ekraanil, mis on järg raamatule Mina olen surm. Jaapani väljakutse. Jaapani kirjanduse väljakutses on vaja lugeda raamatut, mis räägib sõprusest. Mõtlesin siin minna nii manga teed, minna tagasi Haikyuu juurde, sest et nendel on väga vinge sõprus tegelikult seal meeskonnas. Aga siis tuli mul meelde üks pisikene raamat, mis mul kodus täiesti juhuslikult olemas on. Mõnda aega tagasi ostetud ja tegelikult veel lugemata, nagu päris paljud minul ostetud raamatud. Aga see on siis minu naaber Totoro, My Neighbor Totoro. Ja 12 ukse väljakutses sel kuul on vaja lugeda raamatut, kus tegevus toimuks väikeses linnas ja teha siis foto sellest raamatust asjadega, mis on kuidagi moodi seotud selle looga, mis seal raamatus siis toimub. Et ma ei ole seda veel välja mõelnud, mida ma sinna täpselt loen. Ma kindlasti osalen, aga mis mul täpselt sinna väljakutsesse läheb, siis seekord saate teada kuu lõpus, kui ma teen kokkuvõtteid. Ja väljakutse välistest asjadest, mis võivad minna suurde väljakutsesse, aga ei pruugi, aga mida ma tahaksin see kuu ära lugeda, on eelmisel kuul mainitud kortsustatud paberid, milleni ma ei jõudnud piltekraanil. Ja siis ka Haikyuu vol 16, milleni ma ka ei jõudnud eelmine kuu. Ja loodetavasti Printsessi avalikkuses, mis on Printsessi päevikute teine osa. Eelmine kuu lugesin esimest osa üle, sest et kunagi kaugel kooli ajal sai
neid päris korralikult loetud ja tuli välja, et mulle see täitsa meeldis. Ja lõpetuseks, mis ma tahaksin veel sellesse kuusse ära mahutada, on Adam Silvera They Both Die at the End. Millegipärast see raamat on praegu hästi populaarne, seda küsitakse palju raamatukogus ja kuna ta mul olemas on, siis ma saan ilma suurete probleemideta oma uudishimu rahuldatud ja välja uuritud, miks see raamat siis nii popp praegu sel hetkel on. Aga see on siis minu mai plaanid. Nad ei ole kõik korralikult paigas, nagu teate, ma võin ka muuta vahepeal, kui mul tuleb mingi muu asi pähe, mida võiks lugeda mõnesse teemasse või mõnesse väljakutsesse. Selles osas ma annan talle vabad käed, sest ma tean iseennast, ma ei ole võimeline väga rangest lugemisplaanist kinni pidama. Võite ilusti kommentaaridesse mainida oma mai plaane, kas on mingid suured plaanid, kas plaanite osaleda mingis koos lugemises kellegagi, äkki ühinete minu ja Dianaga Lies of Locke Lamora lugemisse. Muidu ilusat kuu algust ja kohtume juba järgmises videos. Nägemist!